Tere! Internetis naljatatakse nukralt, et ajakirjanduses on praegu kahte tüüpi uudised, koroonaviirus ja vaat see meil veel puudus. Ajal, mil Euroopa Liit võitleb pandeemiaga, käib siinsamas külje all sõda, mis muudab jõudude tasakaalu kogu kontinendil. Mägi-Karabahhi konflikt üksnes tundub lokaalne. Esiteks kõik alles algab, teiseks aga see on veel üks lüli väga palju halba ennustavas ahelas. Külmutatud konfliktid, mille juured on minevikus, niisama lihtsalt ei vaibu. Võib vaadata tagasi 90. aastate algusesse, mil asutati Mägi-Karabahhi vabariik. Võib minna tagasi Armeenia-Aserbaidžaani sõjani aastal 1918-20. Tookord lõpetas verevalamise Karabahhis alles Punaarmee pärast Aserbaidžaanis ja Armeenias nõukogude võimu kehtestamist. Kuid ka see sõda oli vaid nende sündmuste järelkaja, mida armeenlased nimetavad suureks kuriteoks, aga mida Türgi pole tunnistanud seniajani. Armeenia genotsiidi käigus, mille algatas aastal 1915 Osmanite riik, tapeti tagasihoidlike hinnangute koheselt 1 miljon inimest. Ja see, ma rõhutan, toimus kaua aega enne holokausti. Kas on tarvis minna kaugemale ajaloo sügavustesse, nagu seda teeb Armeenia peaminister Pashinyan ja öelda, et kui Türgit ei peatata Karabahhis, siis ründavad tema väed varsti Viini, nii nagu see toimus 350 ja 500 aastat tagasi. Ma pole selles kindel, ega taha muutuda samasuguseks nagu need, kes räägivad islamistliku ja kristliku tsivilisatsiooni lahingust. Kuid mulle tundub, et silmade sulgemine Türgi, täpsemalt selle presidendi Erdogan ambitsioonide ees, oleks suur viga. Erdogan ei ole islamist, ta on osmanist. Samuti nagu Trump unistab Ameerika endise võimsuse taastamisest, kibeleb ka Erdogan hukkunud impeeriumi kuulsust taastama. Just nagu USA, nii soovib ka Türgi saada sandarmiks. Kui mitte kogu maailmas, siis vähemalt ümbruskonnas. Erdogan sekkub kodusõdadesse Siirias ja Lüübias, püüab hõivata gaasimardleid Vahemeres, ähvardades sõjaväelaevadega Kreekat ja Küprost. Mägi-Karabahh on samast sarjast. Praegu keegi ei kahtle, et Aserbaidžaani kaudu tegutseb just nimelt Türgi. Nende riikide tugevat ühtsust väljendavad ilmekalt Heydar Aliyevi sõnad: üks rahvas, kaks riiki. Pelgan, et armeenlased on Türgi jaoks samasuguseks pinnuks silmas nagu kurdid. Siin on tegemist nii geopoliitikaga kui ka paljude jaoks ammusest aegasest pärit natsionalismiga segunenud vihkamisega. Karabahhi vastu tarvitatavad argumendid ei ole loogilised. Jah, see asub Aserbaidžaani territooriumil, kuid ka Põhja-Küprose Türgi vabariik, mida pole tunnustanud mitte keegi peale Türgi, asub teise riigi territooriumil, mis ei ole takistanud seda vabariiki de facto juba peaaegu pool sajandit kestpast. Kui Erdogan on ilmselgelt otsustanud Karabahhiga lõpuni minna ja teda ei peata keegi, ei Venemaa, kellega Türgi kord raevutseb, kord sõbrutseb ja kus Türgi ostab relvi, ei Euroopa Liit, millel polnud ka rahulikel aegadel regioonis erilist mõju, nüüd aga maksame Erdoganile koguni pagulaste hoidmise eest, ei USA, mis Trumpi juhtimised on ilmselgelt kaotanud huvi regionaalset konflikte leevendada, seda enam, et nii Saksamaa, Prantsusmaa kui Eesti on Türgi liitlased NATOs. Kardan, et Mägi-Karabahh annab endast Euroopale veel märku ja tõepoolest just see meil veel puudus. Ärge haigeks jääge ja kohtume nädala pärast.